Tere! Järgmises videos eelmine kord lõpetasime siis Saku õlletehase selle peoga. Nagu ma reklaamisin, siis 23. august on kodukohtunike päevad. Kui see video välja tuleb, siis on ilmselgelt hilja. Et kas ma jõuan selle video lõppu teha niimoodi, et siin on kodukohvikud päevad, seda veel vaatame. Aga või siis on selles videos üks teine keika basiilikud ja valmistamine kodukohvikuks. Ehk siis pitsa puhul hästi oluline on basiilik. Ja siin hakkab mul tekkima väike aed. Et tükk aega oli nädas sellega, et ei ole poest basiilikut saada väga. Osades on aga vähe, talvel eriti vähe. Ja mõtlesin, et teeks siis oma selle basiiliku kasvanduse. Siin on niimoodi, et see taim oli mul täiesti surnud. Vahepeal kasvatasin toas. Ja siis ma tegin nii, et ma võtsin uue mulla ja mingi teistsuguse poti. Räägitakse, et tahavad saada hästi palju sooja, hästi palju vett. Ma vist kassin nüüd olen, ma ei tea. Aga siis ma tõstsin selle teise poti ja ta on päris ilus juba. Ehk siis ma suutsin ühe taimi üles aretada. Sellest ma ei tea, kas tuleb, läheb, saab asja. Vaatame. See taim ja see taim on ostetud depost. Nad olid mõlemad väiksemad, aga sellel on juba kaks suurt sükest, ma ei tea, latva või asja. Täna ostsin 3 veel juurde, 1, 2, 3. Siuksed on nad depost. Põhiline argument ongi siis selles, et poest pole lihtsalt saada alati ja mul läheb seda ikka vaja. Kas siis pitsa alla margaritale eraldi või siis ma panen kõigi tomatipasta sisse. Ja nüüd ongi see, et mul on vaja seda hästi saada. Selleks ma tegin isegi niimoodi, et mul see peenrakastis oli 5 aastat vana muld. Võtsin kõik välja. Ja nüüd tegin niimoodi. YouTube'is jälle uurisin ilgelt mingi, ma mäletan, mis see nimi oli. Aga põhimõtteliselt on siis nii, et siin mingi maa on siis vesi. Siuke see gramsiitkruus. Ja siis siit maalt umbes hakkab muld. Ja siin on üks drenaažitoru, kuhu on ühendatud see. Ehk siis ma saan kasta neid alt poolt. Praegu on jah siin lageda taeval, aga sinna teeme vasti kasvuhoone peale. Ja siis, kui veetase siit kastad, veetase tõuseb liiga kõrgele, siis ta tuleb siit august välja. Ehk siis ei tohiks need basiilikud enam üle kasta. Ja panin uue mulla, uue komposti sassi. Ühesõnaga full roheneb. Ja nüüd on see, et juba hakkavad vaikselt ilmad minema jahedamaks. Basiilik tahaks olla pigem soojas. Jälle YouTube'is lugesin, uurisin, ei lugenud, vaatasin midagi. Ja täna siis teeme siia peale ka selle kasvuhoone. Eks kast jääb sama. Teen lihtsalt sellist kihtplastikust, just teen depost. Teeme siia maja peale. Ja siis on äge. Ma teen sellise ühele poole kaldu katusega. Siis katus käib lahti ja saab minna sisse asjatama. Ja mul suur soov on veel see, kus ta kastab, kust kastmine käib praegu. Kui ma teen kalduskatuse, siis läheb vesi jookseb otsa sinna. Aga, et seda materjali lõigata, mis ma ostsin, peab tooma sae. Ja siis täna on pühapäev. Teisipäeval on ühe inimese sünnipäev. Tema võrdi küpstama, siis võtame selleks gaasi ka. Näitan korra see plastiku ära. Et see on see kihtplastik. Kes kuidas seda nimetab, aga siuke, kus on sees need augud. Et ma mõtlesin, et sellest oleks hea lihtne teha, et ostsin depost 2 plaati seda ära. Ideaalis, kui see 2 kivi vahel, kus see õhukanalid on õhk läheb, siis õhk on halb soojusjuht ja võiks hoida soojust ka niivõrd kuivõrd, aga sellesse ma väga ei usu, et seal mingi soojus on. Aga sellest võiks teha väiks kasvuhoone ja siis võiks saada veel see aasta nii palju basiilikut, et saab ise pestot teha. Ma veel kasvatasin ette 11 turbaklotsi sees, on turvas vist jah, turbaklotsi sees neid seemnest basiilikutaimi. Ja need on ka juba päris nii suured, umbes 2 nädalaga. Need paneme ka sinna ja selle mõte on veel see, et siis tuul ei puhu neid taimi pikali. Et võiks olla igati hea. Vaatame, hakkame toimetama. Kõigepealt toome sae ja paneme gaasi.
nüüd läheb. Nii paneme täis. Rohkem ei lähegi. Noh, paneme kindlasti. Rohkem lähes, rohkem ei lähe. Ikka läks mingi väike summa. Sealt paneb kohe kinni, makstud. Noh, hea küll. Mingi imelik värk. Võiks rohkem minna, aga ei läinud. Nii ongi tangitud. Ja tegelikult tuleb nüüd diislit ka natuke panna, aga seda teeb iga üks juba, kuidas panna, nii et häid küll. Later. Heitus siis läheb käima. Et depostan siis selle, mis seal maas on. Kruve, üli hea. Jätkuvalt depo on selles suhtes väga hea, et saab osta kaaluga kruve. Põhimõtteliselt 2 sellist lühemat nurka, 2 pikemat. Mõtle nüüd paneks neid siia ja siis siia vahele tuleb kasvuhoone. Korraks on pelgama, et kas jätkub sellest, kui ma panen siia nii. Jätkub, sest siis on taimel veel siin ruumi kerkida. Kui ta juba nii kõrge on, siis on ta päris suur. Ja teema on selles, et ma ajan teda rohkem laiali, eks ma lõikan alati siit ära, siis ta läheb laiemaks. Paneme need külge, mõõdame tükid. Üks paigas. Üks sein on püsti. Isegi tugevam, kui ma arvasin. Võtame nüüd selle kilesid ära. Noh, ehk siis taimed saavad sealt valgust. Ja see on päris okei. Et siuke on. See hakku tööks vahepeal. Olen jõudnud nii kaugele. Ehk siis küljed on koos. Ma ei teagi, kas see on hea, et see nagu täiesti läbi ei paista, et otsene see põletav päikesekiirgus on äkki vähem. Ma ei tea. Edasi. Teeme siis ASMR. Natuke kui läbi siia alla peab ka pärast midagi panema. Sest ka. Nüüd on juba täitsa parem, et siis katus ka peale teha. Et siia on kulunud siis üks terve tahvel ja nii palju on järgi jäänud. Need 2 tükki. See on siis 2 meetrit korda 1,5 sentimeetrit on üks tahvel. Mõte on siis teha siia katus ka peale. Ja siia äärde mul tuleb üks liist ka. Sinna ette ka. Mis siis hoiab natuke seda kinni. Ma panen kõigelt need ära ja siis tegeleme edasi. Nii. Panen need liistud siia ära. Sellised siia serva. Ka nagu siia nurka. Ja siis nüüd on see siin olemas. Et tuleb ainult hinge, et siia kuidagi raalida, aga seda ma praegu mõtlen, kuidas ma teen. Ma ei tea, mis on parim lahendus. Tõenäoliselt peab siia külje peale mingid toed ka panema. Aga nii ta nagu on. Et miks ma jätsin siia ette nii pika, miks ma nii suure räästa siia jätsin, on see, et näete, sealt on mul see vee sisseviik. Ma mõtlesin niimoodi, et kui see katusepind siin on, ma teen siia sellised nagu vihmaverenid. Ja siia puurin augu ja teen toru niimoodi, et ta läheb siit sisse. Ehk siis see vesi, mis on vihma ajal, koguneb sinna sisse ja kui see tuleb liiga palju, siis siit tuleb niikuinii välja. Ehk siis süsteem võiks olla ideaalse ilma korral isekastav. Ma jätan praegu siin meil poolelist. Taevas on ka siuke, et kohe hakkab suurt vihma tulema. Ei ole midagi kiita. Ja siis mõtlen, kuidas need hinged sinna panna niimoodi, et seda saaks hästi kasutada
ei oleks ka hea, aga noh, laias laastus see asi nagu nii toimib. Ma veel mõtlesin niimoodi, et ma panen sinna selle mingi temperatuuri anduriga sisse, puhtalt enda huviks, et näha, et kui soojaks seal siis läheb. Aga ma usun, et vihma eest nad kindlasti kaitsed. Et ma panen nüüd need depost ostetud taimed ka sinna veel juurde ja siis võib päeva lõppunuks lugeda. Tuleme tagasi siis, kui hakkame hingisi panema või mingite muude toimetustega. Viimane klipp vist jäi siis, kui ma läksin neid basiilikuid istutama, panema. Nüüd on juba 20. august, pool nädalat on lupsti läbi saanud. Basiilikud näitan ikka. Tegelikult tulin just promost ja depost ja mingist ilgelt poetiirult. 23. august on siis kodukohvikud päevad. Teie jaoks oli. Tuleb 3 nädalat pausi videole, aga ma ei jõua lihtsalt kõike teha, aga näete, basiilikud. Osad on elus, osad on täiesti surnud. Ma ei tea, mis neist saab, aga jällegi osad on ellu ärganud. Nii et, aga need on üks kõvad tummised, et noh, väike tuul neil on, aga praegu on hästi. Nüüd on see värk, et siis suurem valmistumine kodukohvikute päevaks. Üks klipp ka, mis vahepeal tegin. Nii, 23. august Kiili kodukohvikute päevad. Pizza Agis, ehk siis mitte küll bussiga, aga müüme. Me oleme valmis. Vihma eest oleme kaitstud, kaardiga saab maksta, nii et tulge kohale laupäeval kell 11. Et tagasi hakkame seda, mõtlen siis müües mitte bussist, vaid selle leti tõstan välja ja teeme maja ette siia mingi väikse olemise, et saab niimoodi panna. Siis võiks olla nagu 8 parem teha, sest me teeme naabrimehega niimoodi, et mina keerutan seal, tema päev ahju ja siia paneme üha ju veel. Plaan on teha ainult 105 pizzat. Kui ilm nagu mingit bussinuga ei saa, siis see võiks kõik ära minna. Aga ma tõstan see kõik välja, pesen bussi puhtaks, sest eile käisin küpstamas. Erkel oli sünnipäev. Ma ei tea, kes teab, see teab. Ta tegi väga ägeda kodu sellise Itaalia stiilist teema. Kõik olid siuksed basiilikud laual, tomatid laual, limoncello, teelroad, kõik värgid ja ma siis küpstasin pizzat, panen paar pilti ka siia. Et lõpuks oli päike loos ilust ja kõik oli nagu väga äge, et siuke äge, kui inimesed oskavad ägedat pidu teha ja korraldada viitsivad. Aga ma nüüd hakkan siin korra asjad välja, et saaks külmkappi välja tõsta, paneme asjad tagasi ja tõstame selle tööpinna välja, proovime läbi. Praegu on küll 20. august, 23 teeme, aga need päevad lähevad nii rutta, et peab olema lihtsalt kindel ja valmis. Hakkame tegutsema. Noh, see on nagu algusfaasis. Anname üle assistendile. Tõmban väikse servani ja siis üks läheb taha või? Aga see on kohe käes see serv. No ma tõstan siit, mine astu bussi ja siis äkki sul on, seal peaks serv olema. No näe, siit näeb igast ehituspraake ka. Ja tegelikult gaas on ilusti. Siin on mingi kruvi. Need laseme kohe maha. Näe, siit jookseb see gaasitoru, mida viimases videos hästi näha ei olnud. Ja siit selle kruvi peame maha lasku, see oli pikem kruvi. Ja seal taga on, tegelikult kui lasta siia veel see makrot täis, siis on nagu sent juures. Tõstame. Aga oota, aga ma tahaks selle siin ära lasta, et sädemeid oleks siin vähem. See nagu hea raske poole. Oota, ahi on siin, aga proovime täiesti, noh, nii vastu seina, mitte et õõruma ei hakka krohvi, aga noh, et tule natuke veel. See ei ole nagu täis nurgas praegu. Sul on vastas. The next day. Nii, teeme vahepeal paar klippi niisama ka. Setup on selline. 2 ahju, mõned on juba valmis. Lett. Ehk siis menüü. Ja siin jookseb YouTube live ka, nii et tulge sööma. Või noh, nüüd on juba hilja. Te näete seda videos, aga siuke on. Aga vist peab minema edasi küpsetama. Kliendid võib-olla tulevad. Ei tea.
selge, nii et teil hakkab otsega. Meil on juba läbi möödud, jah? Nüüd on Anmari ja peperoni. Ongi läbi. See on meil äpp ka, sellest räägime varsti lähemalt. Et kahe asjuga, siuke setup oli. Ja siin müüsime, see on tiimile viimane pitsa, kassasüsteem ja siuke telk. Läks suht hästi. Oota, palju siis müüsime kokku? Ma panin sulle. Vaatame kohe, palju läks kokku siis. Nii, siin peab nagu arvutama, aga ühesõnaga nii palju. Ja ütleme nii, et 2 tunni ja 40 minutiga oli kõik veel müüdud. Ja siis oli edasi ainult küpstamine, et suht okei. Nüüd väike tuul just tõuseb. Ahus on seal. Et nüüd kui kokku pakkime, siis räägime natuke lähemalt sellest äpist pärast ja programmeerija on siin. Täitsa hea oli. Jaanus kiidab. Täitsa okei. Olen rahul. Ja ega nii ongi, nüüd koristame ära. Nüüd tahad midagi öelda YouTube'ile? Juuretist ma ei tundnud. Juuretiga ta ennast teinud. Palun. Ja nüüd koristama. Aasta pärast jälle. Nii. Seal, kus toimus pidu. See laud on uuesti siin. Tõstsime naabrimehega selle sisse. Aiga peale. No, ta käib suht lihtsalt ära. Külmkapp on ka veel vaja panna. Praegu mul siin üks soojustus, Alu Thermo. See on sama, mis ma alguses rääkisin, et kasutan lae soojustamisel. Aga nüüd teravam silm. Äkki näeb, et see on täiesti mustaks auguks muutunud. Ehk siis see soojustus on nüüd siin mustaks harjutuna. Ja see pind on kõik must, et ja siit see kaablitoru läheb ka ilusti ära. Enne need kaablid jooksid niisama seal vabalt ringi ja oli siuke imelik, et noh, nüüd on lihtsalt puhtam ja korralikum. Aga kohvikute päev läbi siis läks väga hästi. Varsti võtame numbrid eraldi kokku, kui ma räägin millest ägedast asjast nagu äpist, mille Elina tegi. Tahtis valmis saada selleks kohvikute päevaks. Sellest ta tuleb ise rääkima või siis juhendab mind kõrvalt, et ma midagi vähem ei räägiks. Siis räägime natuke rohkem sellest, aga praegu lapin kõik asjad see bussi tagasi, külmkapi ka, siis nagu taastame selle olukorra, sest nüüd see päevapäev, kui ta välja tuleb, on Saul järgmine baby shower. Seda ei jõua filmida, niigi on pikk paus. Ja siis teeme asju edasi, sest 14. september on Saaremaal Kuressaares üks üritus. Sellest ma räägin ka natuke hiljem rohkem, sest korraldajaga on alles nii-öelda läbirääkimise taga, et kes on 14. september Saaremaal ja videoga siiamaani jõudnud, siis tulge kohale Kuressaares. Ma panen sotsiaalmeedias täpsemalt, kus me oleme. Sellised ikka toimetused on ees, et ei ole veel see suvi läbi selle augusti lõpuga. Ma panen need kõik asjad tagasi ja siis lähme asjaga edasi, et nii palju veel, et nüüd ma tegin selle ka siia ära, et korstna värvisin ära. Ja siia panin siis tsementkiud plaadi väikse distantsiga laest. Võtaks esimese kuumuskiirguse maha ja siis seal peal on õhkus, siis nagu ei lähe see sinna vastu laga väga, et ma veel mõtlen, kas ma selle korstna nagu soojustan ära või jääb see mustana, et praegu värv kuivab. Varsti panen külge, et siis saame lähemalt näha. Teen varsti väikse update'i uuesti, kuidas siiamaani läinud on. Vahepealne update siis see värvitud. Korsten on paigas, praegu panin lihtsalt ta sinna külge natukene minna nii-öelda kuumaks. Siis mul on siin väike katsetus, kus ma vaatan, et kas see talveks vebastu praegu ei tööta. Aga miks me siis tegime seda äpivärk on see, et varasemalt me siis tegime nii, et kirjutasin post-it node'ile ja siis andsime seda letist kööki ja siis vahepeal viis tuulneid ära, vahepeal ei saanud käekirjast aru, läks järgardusassi, läks selline tegi äpi. Ja nüüd siis kuuleme see selgituse, kuidas siis toimib ja mis selle mõte oli. Nii, igatahes kiiresti tehtud lahendus, disainile väga palju rõhku ei pannud, aga funktsionaalsus on lihtne. Et enne nii-öelda kohviku ülesseadmist saab ära määrata, mida sel päeval müüa. Toome näiteks 2 pitsat, serrano ja carbonara. Ja kui juba müügiks läheb, siis tellimuste võtja lihtsalt vajutab nupule, paneb nime, enter. Ja nii ta ilmub mõlemasse seadmesse. Saab ka mitu tükki
järjest panna ja ilmuvad kõik ükshaaval, et miks saaks siis neid pitsasid ükshaaval teha. Ja kui ta seal pitsa küpsetamisega saab midagi valmis, paneb tanni, samamoodi kaob teisel ekraanil ka ära, ehk siis kõik on online'is. Ja kui on päev läbi, saab vaadata kokkuvõtet, konkreetse kuupäeva oma, et mis müüdi. Siin on veel olemas kohvikute päeva kokkuvõttega. Ja nii lihtne ongi. Ehk siis siuke hea lahendus, et saab seda edaspidi kasutada. Ei ole jamamast mingite lipikute ega asjadega, nii et siuke äpp. Ehk siis kokkuvõtvalt 107 pitsat, 2 tundi 40 minti müüsin välja, natuke veel peale ja tehtud ja nüüd panen siia bussisse tagasi, et tõmbame siinkohal otsad kokku, aga päris pikk sai vist, ma ei tea, samas 3 nädalat oli nii-öelda vaikus ka. Ma panen nüüd kokku pühapäeval, siis kui video välja tuleb, on üks järgmine üritus ja siis mõned üritused veel, et 14. september tulge siis Saaremaale, seal peaks saama kino, pitsat ja selliseks tegevusi. Ma panen ülisema info juba sotsiaalmeediasse, Instagrami, Facebooki. Pange sinna ka, mis iganes jälgimiseks vaja on. Näeme juba järgmises videos, et toimetan siin praegu lõpuni ja vaatame edasi.